Seda valget kristallset ainet tead sa oma igapäevaelus väga hästi. Tegemist on keedusoolaga. Ka kõik need ülejäänud värvilised ained kuuluvad soolade aineklassi ning sooladega hakkamegi me nüüd koos tegelema. Sooladega oled sa juba natukene tuttav. Neutralisatsioonireaktsiooni juures rääkisime, kuidas aluse ja happe vahelisel reaktsioonil tekivad sool ja vesi. Soolad on ained, mis koosnevad metallikatioonist ja happe aniioonist. Kas sa usud, et soolade olemus on sulle nüüd selge? Kohe saad kontrollida. Leia siit loetelust minuti jooksul üles 5 erinevat soola. Läks! Ja õiged vastused on soolade nimetamisel kasutatakse üldkuju, kus kõigepealt öeldakse ära metallikatiooni nimi, vajadusel lisatakse oksudatsiooniaste ning siis öeldakse lõppu happe anioni nimi. Enne, kui me saame minna sooladele nimetuse andmise juurde, vaatame üle aga happe anioonide nimetused. Põhikooli astmes kasutad sa 8 erinevat happe aniooni ning need leiad sa ilusti lahustuvustabelist ülesse. Mina kirjutan nüüd kõigi 8 happe aniooni valemid sulle tahvli peale ära ja siis räägime juba koos üle, kuidas neile nimetusi anda. Siin on kirjas nüüd kõik happe anioonid ja jäta palun meelde, et kloorijoon laenguga 1- on nimetusega kloriid. Lämmastikujoon, mis sisaldab ka 3 hapnikuaatomit ja mille laeng on 1-, teda nimetatakse nitraat. Fosforit ja 4 hapnikuaatomit sisaldav joon, mille laeng on 3-, on nimetusega fosfaat. Süsinikku ja 3 hapnikuaatomit sisaldav joon, mille laeng on 2-, on nimetusega karbonaat. Räni ja 3 hapnikuaatomit sisaldav joon, mille laeng on 2-, on nimetusega silikaat. Ja nüüd läheb elu natukene keerulisemaks. Väävlid sisaldavad mitu aniooni ja palun jäta meelde, et kui on joon, kus väävli laeng on 2-, siis selle jooni nimetus on sulfiid. Kui meil on joon, mis sisaldab väävlit ja 3 hapnikuaatomit ning mille laeng on 2-, siis tema nimetus on sulfit. Ning ühte väävliaatomit ja 4 hapnikuaatomit sisaldav anioon, mille laeng on 2-, on sulfaat. Nüüd, kus sul kõik happe anioonid on selged, saame edasi minna sooladele nimetuse andmise juurde. Ning vaatame kõigepealt neid soolasid, kus metallilisel elemendil on püsiv oksudatsiooniaste. Näiteks, kui sul on soolavalem selline
siis sa tead seda, et naatrium on esimese A-rühma element, järelikult temal on püsiv oksüdatsiooniaste ja sellele soolale nimetuse andmise juures pead sa ära ütlema kõigepealt metalli kationi nimetuse ja siis happe anioni nimetuse. Järelikult on selle aine nimetus naatriumkloriid. Teeme veel 2 näidet läbi. Näiteks, kui soolavalem on selline, siis sa tead seda, et see sool koosneb liitiumioonist ja sulfitioonist. Järelikult on selle soola nimetus liitiumsulfit. Ning viimaseks proovime anda nimetuse sellisele soolale. Sa näed seda, et see sool koosneb alumiiniumioonist ja fosfaatioonist. Järelikult on selle soola nimetus alumiiniumfosfaat. Need olid sellised soolad, kus soola koostises oleval metallilisel elemendil on püsiv oksüdatsiooniaste. Kui aga soola koostises oleval metallilisel elemendil on muutuv oksüdatsiooniaste, tuleb see ka nimetuses ära öelda. Ning kõigepealt peame me lähtuvalt soolavalemist määrama selle metallilise elemendi oksüdatsiooniastme. Näiteks, kui sul on tegemist sellise soolaga, siis sa tead seda, et sulfaatiooni laeng on 2-. Soola summaarne laeng peab olema 0. Järelikult antud hetkel on rauajooni laeng 2+. Ning kuna metallikatiooni laeng võrdub metallilise elemendi oksüdatsiooniastmega ühendis, siis saadki sa öelda praegu, et selle aine nimetus on raud 2 sulfaat. Proovime anda nimetuse veel 2 soolale ning kõigepealt tegeleme sellise soolaga. Sa tead seda, et kloriidiooni laeng on 1- ning kuna sa näed, et kloriidjooni on võetud 2 tükki, siis järelikult on 2- laengut selles soolas juba olemas ning kõrvale peame võtma 2+ laengut selle jaoks, et kokku saaks 0. Järelikult saad sa öelda, et selle soola nimetus on vass 2 kloriid. Ja proovime ühele soolale veel nimetuse anda. Nähes sellist valemit, tead sa kõigepealt seda, et karbonaatiooni laeng on 2-. Sa näed, et karbonaatiooni on võetud 3 tükki, järelikult kokku annavad nad sellesse ühendisse -6 laengut ning kõrvale peame võtma +6 laengut, et saada kokku 0. Ning nüüd see +6 laengut jaguneb 2 kroomijooni vahel, mille tulemusena saadki sa öelda, et kroomijooni laeng on 3+ ning järelikult selle ühendi nimetus on kroom 3 karbonaat. Soolade valemite koostamisel tuleb sulle appi lahustuvustabel ning soolade valemite koostamise loogika on väga lihtne. Kõigepealt tuleb kirjutada kõrvuti metallikation ning happeanion ja seejärel tasakaalustada laengud. Näiteks, kui sul on vaja koostada kaltsiumsulfaadi valem, siis sa kirjutad kõigepealt kõrvuti kaltsiumikatiooni, kelle laeng on 2+ ning sulfaatiooni, kelle laeng on 2-. Ning kuna sa näed, et sul on selles soolavalemis 2 positiivset laengut ja 2 negatiivset laengut, siis selle soolavalem ongi juba tasakaalus ning kaltsiumsulfaadi valem näebki välja selline. Proovime kirjutada ka näiteks alumiiniumkloriidi valemi. Selle jaoks kirjutame kõigepealt kõrvuti alumiiniumkatiooni, kelle laeng on 3+ ning siia kõrvale happeanioni ehk siis kloriidiooni, kelle laeng on 1-. Sa näed seda, et 3+ laengut ja 1- laeng sulle veel kohe liites kokku 0 ei anna. 3+ laengule peame me võtma kõrvale ka 3- laengut. Järelikult kirjutame me kloori juurde indeksiks 3. Need olid sellised soolad, kus metallilisel elemendil oli püsiv oksüdatsiooniaste. Kuid paneme kirja ka selliste soolade valemid, kus metallilisel elemendil on muutuv oksüdatsiooniaste. Ja alustame näiteks plii 2 nitraadiga. Sa tead nimetuses seda, et pliiooni laeng on 2+ ning nitraatiooni laeng oli 1-. Sa näed seda,
et 2 plusslaengule peaksime me kõrvale võtma 2 miinuslaengut, et saada kokku 0. Järelikult võtame me nitraatjooni sulgudesse ja kirjutame sulu järele indeksi 2 ning koostame näiteks ka vask-1-sulfiidi valemi. Seega kirjutame me kõrvuti vask-1+ ja sulfiidjooni, kelle laeng on 2 miinus. 2 miinuslaengule tuleb meil kõrvale võtta 2 plusslaengut, et saada kokku 0 laeng ning seega peame me vasejooni võtma 2 tükki ja selle märgime ära indeksisse. Naatriumkloriid ehk keedusool on ilmselt kõige tuntum soolade aineklassi esindaja. Lisaks toidu maitsestamisele kasutatakse teda ka näiteks toidu säilitamisel. Naatriumkloriidi leidub lahustunud kujul merevees ning tahkena sellise mineraali nagu kivisoola koostises. Lisaks sellele on naatriumkloriid asendamatu toorainega keemiatööstusele, kuna temast toodetakse näiteks lihtainena naatriumit ja kloori, aga ka sellist ühendit nagu vesinikloriidhappe. Naatriumkarbonaati ehk pesusoodat kasutatakse näiteks klaasi valmistamise toorainena ning nagu tema rahvapärane nimetuski reedab, kasutatakse teda ka mitmesuguste pesuvahendite valmistamiseks. Kaltsiumkarbonaati leidub väga paljude erinevate materjalide koostises. Ta on põhiaine näiteks lubjakivi, marmori, aga ka loodusliku kriidi puhul ning veel võid sa leida kaltsiumkarbonaati luude, looduslike pärlite või ka munakoorte koostises. Kordame üle põhilised punktid. Soolad on ained, mis koosnevad metalli katijoonist ja happe anijoonist. Sooladele nimetuse andmise puhul kasutatakse üldkuju, kus kõigepealt öeldakse ära metalli katijooni nimi, vajadusel lisatakse oksüdatsiooniaste ning lõppu öeldakse happe anijooni nimi. Soolade valemite koostamisel tuleb sulle appi lahustuvustabel ning loogika on väga lihtne. Kõigepealt tuleb kõrvuti kirjutada metalli katijoon ning happe anijoon ning seejärel tasakaalustada soolavalem. Ning palun jäta ka meelde, et soolad tekivad aluse ja happe vahelisel reaktsioonil.